Kas teate, kui me istume meditatsioonis, tavaliselt inimesed kaeblevad, et ma istun 20 minutit ja palju mõtteid tuleb pähe. Et ei ole nagu seda sügavust meditatsioonis. Ja siis mõne aja pärast nad nagu loobuvad sellest selle tõttu. Meditatsioon iseenesest on oskus. Seda tuleb õppida ja siis praktiseerida. Kui me istume meditatsioonis, paralleelselt toimuvad 2 protsessi. Muljed, stress saavad vabastatud süsteemist ja samal ajal me lähme sügavale. Meditatsioon viib su oma olemise sügavusse. Aga kui see protsess juhtub, mõtted tulevad, mineviku emotsioonid tulevad, inimesed hirmuvad. Miks see juhtub? Me peame mõistma seda, et me kanname nii palju muljeid enda meeles, mitte ainult selle elu omasid, aga ka varasematest sündidest. Kui me istume meditatsioonis, nad hakkavad tulema esile üles. Ja need muljed, meie varasema elu muljed, meie emotsioonid, tunded, määratlevad meie käitumised ja tegevused praeguses hetkes ja tulevikus. Paljudel on näiteks mingid hirmud ja foobiad ja nad ei tea, kust need tulevad. Nad ei tea seda juurpõhjust, millisest elust neid on kaasas kandnud. Samal ajal mõned harjumused, sõltuvused sõltuvused, sa oled millestki sõltuv ja sa ei tea, miks. Kui sa tahad lahti saada, sa ei tea sellest, kust see tuleb. Näiteks inimestel on rämpstoidu söömise harjumus, mõned on alkoholist sõltuvuses, mõned on mängurlusest sõltuvuses, mõned on seksist sõltuvusest, et me kanname endas nii palju sõltuvusi kaasas. Ja need sunnivad meid, meie käitumist suunavad. Hoolimata teadmata, me teame, et see ei ole meile hea, aga me siiski ei saa sellest sõltuvusest üle. Nende sõltuvuste juur, nende hirmude ja foobiate juur asub meie teadlikkuses, kus me kanname oma muljeid paljudest eelmistest eludest. Mis juhtub? Sahaja-samadhi meditatsioonis igaühele antakse oma kindel mantra. Mantra on helivibratsioon. Meie iidsed, pühakud, pühamehed, nägijad, valgustunud meistrid, nad taipasid, et on kindlad helivibratsioonid ja kui me võtame need iseenda sisse, siis me saame nende abil kustutada kõik need muljed, mitte soovitud muljed, mida me kanname oma süsteemis. Mis siis juhtub? Sahaja-samadhi meditatsioonis antakse igaühele kindel mantra, individuaalne helivibratsioon, ei ole universaalset mantrat, igaühel on oma individuaalne mantra. Ja kui me kasutame seda mantrat meditatsioonis, see mantra kõigepealt vabastab kõik need muljed, soovimatud muljed, mida sa oled kandnud enda teadlikkuses, oma teadvuses. Su teadvus on koormatud paljudest soovimatutest muljetest. Mantra aitab kustutada neid muljeid. See on nagu delete-nupp, kustuta nupp, nagu meie laptopil või telefonil.
ja kui me kasutame seda, kui me näeme, et mu arvutimälu või telefonimälu on peaaegu täidetud, mida sa siis teed? Sa scroll'id läbi kõik need soovimatud irrelevantsed failid, pildid, fotod, videod ja sa kustutad nad. Sellega sa lood ruumi kõvakettale. Sarnaselt me kanname nii palju soovimatuid muljeid meie teadvuses. Ja me oleme neist ülekoormatud. Ja kui me istume meditatsiooni, mis siis juhtub? Kõik meie 5 meelt on suunatud. Me ei puuduta, me ei kuula, me ei näe, me ei haista, me ei maitse. Kõik meie 5 meelt on puhkuserežiimil. Me ei ole maailmaga interaktsioonis. Sellel hetkel see puudub, see ühendus maailmaga. Ja sellel ajal meel muutub aktiivseks, sest meel vajab midagi, ta ei saa lihtsalt puhkuses istuda. Siis ta hakkab kaevama sissepoole ja toob pinnale kõik need soovimatud muljed, kõik need hirmud, foobiad, mõtted. Ja mõnikord tuleb mingisugune täiesti kummaline mõte või visioon ja me ei tea, kust see tuleb. Mantra, mille me anname Sahaja-Samadhi meditatsioonis, see mantra hakkab kustutama. Kui sa selle enda omaks võtad, siis ta hakkab kustutama soovimatuid muljeid teadvusest. Ja kui sa jätkad praktiseerimist Sahaja-Samadhi meditatsioonil, siis teatud aja möödudes sa hakkad taipama, et minu olemasolu, minu kohalolu on muutunud väga kergeks. Mu meel on muutunud väga lõdvestunuks, sa tunned nagu koorem on lahkunud, on läinud sinu teadlikkusest. See on koorem muljetest, mida me kanname nii palju elusid kaasas. Ja nüüd see kustutatakse süsteemist. Ja ükskord, kui see protsess jätkub, siis sa tunned nagu sa oled automaatselt, lähed sügavamale. Su meditatsiooni kogemused on sügavamad, sest sul on vähem meeles mõtteid, vähem muljeid, mis sind häirivad meditatsiooni ajal. Sinu meditatsiooni kogemus muutub paremaks ja paremaks, praktiseerides Sahaja-Samadhi meditatsiooni. See tehnika on unikaalne. See on erinev teistest tehnikatest või teistest meditatsiooniprotsessidest. Palju meditatsioone, tehnikaid, mis on online'is vabalt kättesaadav, näiteks YouTube'iski. Need juhendatud meditatsioonid on samuti head. Nad annavad sulle lõdvestuse. Sa tunned lõdvestununa, taaslaetuna peale meditatsiooni. Aga mis on unikaalne Sahaja-Samadhi meditatsioonis, et siin see mantra, see on isiklik mantra kustutab kõik, mis on irrelevantsed, soovimatud sinu teadlikkusest. Ja peale praktiseerimist, nende tehnikate praktiseerimist mõned nädalad või kuud, sa leiad ja tunned, et ma olen täiesti uus inimene, kerge, lõdvestunud, rohkem rõõmus, energiat täis. Sahaja-Samadhi meditatsioon on seal on oma spetsiaalsus, oma erilisus.